ma tahan suga jagada paari sellist võib-olla hästi kiiret ja spontaanset mõtet Human Design värav 3 kohta. Uued loomulikud algused ja see selline entroopia. Värav 3 ja uued loomulikud algused, midagi uut, mis sünnib vanast. Värav 3 on tegelikult siin selleks, et mängida. Ja väravas 3 on peidus selline, I Ching ütleb selle kohta rasked algused. Selline ühest küljest hästi suur visadus, hästi suur jõud jätkata ja ületada ka need kõik algustega kaasnevad takistused. Et tegelikult ka sünd, ka lapsed sünnivad tegelikult ju läbi vastupanu. Ja kõik uued loomulikud algused, kui sa näiteks proovid ka kas või mingit harjumust muuta või alustada mingisuguse täiesti uue valdkonnaga, see kõik tuleb alguses läbi raskuste, läbi selle sisemise vastupanu. Päriselt ka proovi mingit harjumust muuta ja sa saad väga hästi aru, millisest vastupanust ma sulle praegu räägin. Et värav 3 annab tegelikult sellise jõu sellega toime tulla. Eriti kui sul on tervikkanal 360 või siis defineeritud sakraalkeskus. Kui sul on defineeritud sakraalkeskus ja värav 3 on ripakil, ehk siis seda vastasväravat 60 ei ole, siis teinekord võib sul olla mõnevõrra keeruline piirangutega toime tulla või siis ka tegelikult panna oma loomingut mingitesse kallastesse. Nii-öelda luua neid turvalisi ja anda vormi. Jah, võib-olla kõige parem on öelda, et anda vormi oma loomingule, võib-olla keeruline. Et värav 3 on hästi sihikindel, parimas väljenduses on tegemist väga sihikindla energiaga. Et vaata, kui seeme hakkab kasvama, ma ütleksin, et värav 3 on tegelikult vastutav ka sellise seemne kasvu eest. Et ühest küljest see sama jõud, mis annab tibudele jõu läbi munakoore toksimiseks ja siis nii-öelda nagu välja tulemiseks. Ja sama tarkus ka, et kui nüüd see munakoor on purustatud välise jõu poolt ja võib-olla liiga vara või liiga hilja, siis elu saab otsa. Kui nüüd aga see munakoor on purustatud sisemise jõu poolt, tipu poolt, siis uus elu algab. Ja see on värav 3 tarkus. Ja samamoodi värav 3 on seotud ka sellega, et need viljakad seemned. Et need seemned, mis kukuvad, viljakas seeme kukkus viljakasse sobivasse pinnasesse ja hakkas seal keskkonna toimel kasvama. Et jällegi, õige ajastus. Kõik muutused ja uuendused elus sünnivad siis, kui on täpselt õige aeg. Uusi alguseid ja sellist loomulikku innovatsiooni, evolutsiooni ei saa sundida ega survestada. Ja samamoodi ka sinul on täpselt õige aeg liikuda uuele tasandile, alustada midagi uut. Need uued algused on hästi loomulikud. Ja selles loomulikus arengus värav 3 annabki jõu, et ületada tegelikult ka nagu selliseid ületamatuna näivaid takistusi ja raskuseid. Ja leida kõik vajalikud sisemised ja välised ressursid, et siis seda uut elu või siis selle uue taime kasvatamist toetada. Et värav 3 on siin ikkagi selleks, et panustada arengusse evolutsiooni. Mis tahes võtmes, mis tahes valdkonnas, ennekõike on ülioluline, et sa hoiaksid ennast, oma suhted, oma tööalased ettevõtmised, projektid, kõik arenemises ja uuenemises. Ja et kui nüüd elu ütleb, et kuule, nüüd on aeg muutuda, et sa siis ei kardaks kaost. Selle aktivatsiooniga on lihtsalt nii oluline aktsepteerida kaost, sellepärast, et korrast uut korda ei loo. Ja ainult siis, kui sa lubad muutuse sisse ja lubad endal tunda ka seda pärinet ja seda uute alguste muutustega kaasnevat ebakindlust. Ja kui sa ei karda läbi kukkuda ja sul ei ole jäikaseid ootuseid mingile vormile või sellele, et kuidas nüüd miski saab täpselt olema, hästi tihti me nagu keskendume nii väga vormile, seda nii enesearengus, töös, ettevõtmistes, projektides ega suhetes, kui kaua kestab, kelle pool me elama hakkame ja me unustame ära selle sisu. Et värav 3, vorm ja raamid ja piirid on 60. värava pärusmaa, värav 3 on siin ikkagi see jõgi, see tohutu elujõud, see evolutsioon, elu, mis ei peatu ja areng, mis ei peatu mitte millegi ees. See on tohutult suur jõud. Kui sul on see aktivatsioon, siis küll oleks hea, kui sa hakkaksid seda rohkem austama. Ja siin ei tasuks sundida ennast alustama midagi uut, kui aeg ei ole valmis. Mul endal on aktiivne värav 3 ja ma olen hästi palju kasutanud ka sellist teist kujundlikku näidet,
sul võib olla nagu väga elujõuline seeme, aga kui sa istutad selle vaenuliku keskkonda või istutad selle võib-olla ka sobivasse keskkondaga liiga vara, et kui sa tahad hakata õues, ma ei tea, tomateid jaanuaris kasvatama, siis sa pead väga palju tõmblema. See nõuab sul tohutult palju sisemisi ja väliseid ressursse, et seda seemet ja siis seda taime kuidagi elus hoida, kuni keskkond hakkab seda ühel hetkel toetama. Eesmärk ei ole olla ajast ees, siin on hästi oluline tabada ära, milline seeme, milline keskkond, millal. Kui sa paned seemne täpselt õigel ajal mulda, siis tegelikult elu tuleb sulle appi ja teeb sinu eest justkui pool tööd ära. Sul on vaja teda ainult alguses võib-olla natuke nagu toetada, panna mingi tokk kuhugi, kasta teda siis, kui vihma ei saa ja võib-olla pakkuda talle päikesevarju sellistel eriti lõõmavatel päevadel. Aga värav 3 ja uued loomulikud algused ja selline loomine koos elu endaga ja pidev areng ja pidev uuenemine, see on siin hästi-hästi oluline. Stagnatsioon on surm. Kõik see, mis ei arene, ei uuene, kui sina enam ei arene, ei liigu edasi, sa hakkad taandarenema. Elu eesmärk ei ole säilitada, elu läheb ainult edasi. Ja sama on hästi oluline sulle ka. Ja kusjuures värav 3 transiit on nagu parim aeg uuenemiseks, uuendamiseks ja ennekõike oma klammerdumistele ja hirmudele otsa vaatamiseks. Hästi tihti, nii kui hakkavad puhkuma siuksed nagu muutuste tuuled, me kipume klammerduma. Me kohe klammerdume vormi külge. Ja see on see, mis loob meile illusoorse turvatunde. Ja ühest küljest me klammerdume nii-öelda suhete teiste inimeste mingisuguste vanade tegutsemistoimimisviiside, aga ennekõike me klammerdume oma mõttemustrite ja lugude külge. Et kuidas saab, kuidas on, kuidas ei saa, mis on õige, mis on vale. Ja värav 3 on siin selleks, et luua midagi täiesti uut. Ja luua midagi uut käigu pealt. Tegemist on hästi süütu, hästi mängulise energiaga, aga mitte sellise, see ei ole selline naiivne süütus. See ei ole selline süütus nagu väravas 25, see on teistmoodi. See on siuke nagu elu on mäng ja ma mängin seda mängu ilu pärast. Mitte sellepärast, et ma tahan seda mängu võita või sellega kuhugi jõuda. Ja täpselt nii nagu väikesed lapsed, kui sa oled vaadanud, kuidas väikesed lapsed mängivad, sa tead juba väga hästi, kuidas nad tegelikult leiutavad mängu käigu pealt. Vot see on värav 3. Lihtsalt suurena saades me kaotame ühenduse selle lapseliku osaga ja me võtame kõike nii raskelt ja nii tõsiselt. Ja siis meil on kogu aeg on see mõis mängus, meil on kogu aeg võimalik midagi võita või kaotada. Ja siis me kaotame ära selle mängulisuse. Ja siis läheb kõik hästi raskeks. Värav 3 ja see mängulisus. Et mis siis, kui sa ei kardaks? Mis siis, kui sa ei klammerduks enam selle külge, mis oli? Sellepärast, et evolutsioonil on hind. Sa ei saa uut, kui sa ei ole valmis vanast loobuma või vana vähemalt mingisuguse ulatuseni lahti lammutama. Ja jällegi, iga uus sünnib alati vanast. Vana on alati aluseks uuele. Et kui sa ei hakka täna mängima, sul ei ole võimalik leiutada uut mängu, kui sa ei tee esimest sammu. Ja võib-olla see ongi see kõige olulisem asi, mis tegelikult võiks sulle praegu kõlama jääda, on see, et esimene samm uuel teekonnal on alati kõige raskem ja see tuleb läbi vastupanu. Aga kui sa seda esimest sammu ei tee, siis ei tule ka teist ja ega teine ka kerge ei ole. Aga kui sa läheb mängulise energiaga, siis sa võid esimese sammu teha kepseldes, teise ka ja ühel hetkel sa juba avastad, et ootaga ma kõnnin ja vau, kus ma olen ja mis asi see on ja kuhu ma olen jõudnud. What? Et mängulisus, kergus, ära võta ennast elu ega teisi liiga tõsiselt ja vaata üle, mis on see, mille külge sa kõige enam klammerdud. Mis on tegelikult see hirmu taga olev hirm? Mis on see, mida sa kõige enam kardad? Ja kui sa nüüd nii väga kardad midagi kaotada, kas sa ikkagi päriselt elad? Või äkki sa oled nagu nii kinni jäänud sellesse mängu, sellesse näidendisse, et sa oled ära unustanud, et tegelikult nagu sina oledki see lavastaja ja peaosaline ja teinekord ise ka publik. Et kuidas saaksid sina luua natuke seda distantsi? Ja tegelikult värav 3 võtmes mind ennast on hästi palju aidanud ikkagi see, et ma olen istunud mingite oma hirmude ja klammerdumistega. Et eriti siis, kui ma täiega tunnen, et nagu miski on oma aja ära elanud ja et on nagu aeg midagi uuele tasandile viia ja et kui siis taustal tekib siuke hästi tugev siuke nagu hirmuvärin
ja siin on see hirm hästi füüsiline. Sa võid seda täiega nagu tundagi oma enda kehas sukse värinana, et mida ma siis tegelikult kardan, et miks ja mille külge ma siis tegelikult klammerdun ja et kuidas on mul võimalik mitte lihtsalt toita seda hirmu, vaid et kas ma suudan kuidagi selle hirmu tagant leida rohkem armastust. Ja see sama ka, et nagu mille nimel, sellel energial on ikkagi vaja seda korda. Et korrast uut korda ei loo, aga kui lihtsalt on nagu kaos ja kaoses ei ole seda korra sagedust, sellepärast et värav 3 on maandatud transiidi võtmes 50. väravasse ja kui 50. värav tuleb ruumi, tuleb inimeste keskele harmoonias, siis kõik tema ümber korrastub iseenesest. Ehk siis kuidas sa saad leida selle vaikse keskme tormises elus, kuidas sa saad aktsepteerida seda, et ainus püsiv asi elus, ainus, millele sa saad alati kindel olla, on muutus. Mitte miski ei ole loodud jääma samaks, sina ka mitte. Ja ma tahan, et see jääks sulle kõlama, aga värav 3-ga sul on päriselt võimalik leiutada mingi täiesti uus mäng, viia mingisugune mäng täiesti uuele tasandile. Sa oled leiutaja, sa oled innovaator. Hakka julgemalt mängima. Sul on võimalik tuua siia maailma midagi, mida see maailm pole kunagi varem näinud. Ehk siis julgemalt elama, julgemalt mängima. Ägedat seiklust sulle. Ja kui miski kõnetas, siis anna täiega mulle märku. Siis ma tean, et tasub teha neid jagamisi ka tulevikus.